see, et saab asja lahendada õiglaselt. Et see peakski olema juristi eesmärk. Aga keerukus ongi see, et väga raske on öelda, mis asi on õiglane. Nii et need on ühe asja kaks tahku. See, et töö on iga päev väljakutseid pakkuv, on tegelikult ju enesearenduse mõttes rõõm. Ükski inimene ei taha jääda seisma sinna, kus ta kunagi alustas. Samas keerukus seisnebki selles, et neid väljakutseid siis lõplikult ja õigesti lahendada. Eks see õigus ole keerukas asi ja et selle kõigega kursis olla, see nõuab pühendumust ja aega. Aga see küsimuse teine pool, millest see rõõm seisneb, võib-olla see mõnevõrra kattub sellega, millega ma just lõpetasin, et tegelikult on ju ka need keerulised küsimused või õigusküsimused huvitavad. Tallinna halduskohtu kohtuniku suur töörõõm on tema kolleegid ja keerukus on töökoormus. Ma ütleksin, et tsiviilkohtuniku töörõõm seisneb selles, kui sa saad suure hulga virvarri asju, asjaolusid, muresid ja sa ehitad sellest üles selge, lihtsa, loogilise asja ja ütled, kuidas see asi tuleb ainuvõimalikult lahendada niimoodi, et kui pooled siis seda lahendit hiljem loevad, saavad aru, et see, mis alguses tundus keeruline, et sellel ongi ainult üks selge ja õiglane lahendus. Ja teine küsimus oli, et mis on siis töö keerukus? No vot see ongi kõige keerulisem küsimus, et sellele ma ei oskagi vastata, et mis selle kohtuniku töö juures keerulist on. Keerukus on väga vähe, sest et see on puhas rõõm, kui on kohtuasjad keerulised. See arendab mind professionaalina, see esitab mulle väljakutse, see arendab mind. Võib-olla siiski varjupool võiks olla see, kui sa pead samade küsimuste juurde taas ja taas tagasi tulema, inimesele selgitama ühte lihtsat asja mitu korda. See võib-olla on selline keerukus. Aga iseenesest vabadus teha nii, nagu sinu südametunnistus ütleb, teha nii, nagu on õige ja õiglane, kaitsta inimeste õigusi, see on super tunne.